Järgnevalt uurime, mis on virvendusarütmia ja millest see tekib. Virvendusarütmia on kõige sagedasem rütmihäire ja tavaliselt kutsutakse teda lihtsalt arütmiaks. Virvendusarütmia korral on südametöö ebaregulaarne. Südame kõik kokkutõmbed on ebaregulaarsed, mis võib põhjustada raskeid tüsistusi, näiteks ajuinfarkti ja insulti ja ka südamepuudulikkust. Virvendusarütmia põhjuseks on kõik kaasuvad südamehaigused tegelikult, siis sagedasti ka diabeet, uneapnoe, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, kilpnäärmetalituse häired ja kõik kardiovaskulaarsed riskitegurid. Millised on virvendusarütmia sümptomid ja kuidas inimene selle ära tunneb? Kodade virvendusarütmia sümptomid võivad olla loomulikult väga varieeruvad. Olukorras, kus inimese südamelöögi sagedus arütmia ajal on täiesti normaalne, võib olla üldse nii, et inimene ei tunnegi, et tal rütmihäire esineb. Ja see on mingis mõttes halb situatsioon, kuna inimene võib jääda ilma ravita. Teine äärmus on see, kus inimese südamelöögi sagedus läheb ülikiireks rütmihäire ajal ja inimene kaotab näiteks teadvuse. Aga tüüpilised sümptomid, mis kodade virvendusarütmia ajal esinevad, on südame kloppimine. On inimesi, kes tunnevad väga hästi tegelikult seda, et nende süda töötabki ebaregulaarselt. Loomulikult koormustaluvuse langus on tüüpiline sümptom, samamoodi näiteks õhupuudustunne ja tegelikult on inimesi, kes tunnetavad seda rütmihäiret näiteks ka ebamugavustunde või rindkede valuna. Ja need inimesed, kes tõepoolest on normaalse pulsisagedusega rahuolekus, nad ei pruugi seda tunda ja seetõttu selline enesemonitooring alates 65. eluaastast on tegelikult see, mida siis iga inimene peaks tegema. See tähendab seda, et iga inimene katsub, kes on 65 aastat vana, katsub enda pulssi kord päevas. Kust võib abi leida? Kui inimesel tekib kahtlus, et tal on virvendusarütmia, siis esimene asi on pöörduda perearstile, teha kardiogramm või 24 tunni rütmimonitooring ehk Holter. Kui kaebused on väga väljendunud hooajal, siis tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda EMO-sse. Meil ITK-s saab 23. novembril 5-aastaseks virvendusarütmia kabinet, mis on unikaalne Eestis. Meil on korraldatud töö nii, et kõik esmased virvendusarütmia diagnoosiga haiged suunatakse EMO-st ja ka läbi e-konsultatsiooni virvendusarütmia kabinetti, kus teda nõustab kõigepealt õde, vaatab riskitegurid ära, tellib vajalikud uuringud ja seejärel alles suunatakse patsient arsti juurde, kus otsustatakse siis tema edasised ravitaktikad ja tema ravikäsitlus.